Tere hommikust ja ilusatud vlogi algust teile. Käes on esmaspäev ja on Eurovisiooni nädal, minu üks lemmikumaid nädalaid aastas. Ja tegelikult mul on sees mingi räige stress ja oh my god, sipelgad. They're back. Mul on niisugune stress sees, ma tean, ma pean nii palju asju tegema. Ma ei saa üldse ma ei saa sealt reelt ära, kus ma tunnen, et mul ei ole stressi. Ma lihtsalt jälle mingi miljon asja, aga okei. Ma lähen hetkel siis Free Flow'sse, mul see üks eratund. Siis ma lähen MC-ga sinna mingi Da Vinci või mis iganes sellele näitusele. Siis ma lähen Free Flow'sse, minna seal show hip-hop. Nüüd tulen koju. Aga mul on vaja täna lõpuni monteerida oma Eurovisiooni video. Aga see võtab nii kaua aega, sest iga riik nagu panna eraldi sinna monteerida need asjad, see võtab nagu metsikult aega. Ma tegin mingi 6 minutit tund aega. Okei, ma vahepeal mingi vastasin kellelegi asjadele ja nagu ma jäin veits nagu, aga ikkagi, kes ma olin mingi, nii et fun times. Take. Okay. Kell on 3:45. Kui te küsite, miks ma olen üleval, ma sain just valmis oma Eurovisiooni video. Ma panin selle just alla laadima. Täiesti crazy, kui palju see aega võttis. Nagu mida pekki. Poleks kunagi arvanud. Aga lihtsalt üks vahe on teha vlogi, kus on enamus klipid see, kus sa lihtsalt jutustad, versus see, et Eurovisiooni klipid, kus sa pead mingi iga paari sekundi tagant lisama mingi pildi, mingi video. Oh my god, crazy. Aga nüüd ma pean ootama, et see alla läheks. No see ei lähe nii kaua. Ma arvan, et kella 4 ma arvan, ma saan magama. Minu õnneks on see, et ma võin homme ärgata ükskõik mis kell. Kuna ma tahan ikkagi venitustundi minna, siis ma ikkagi tahaks mingi kell 10 ärgata. Et ja, kuigi ongi see, et ma täna tundsin, et ma olin mega väsinud ja tänu sellele ma olin täna mega crumpy. Lihtsalt, ma ei tea, see on crazy. Ja siis, kui veel on need igast naiste probleemid, mis lihtsalt ei hakka ja sa oled lihtsalt mingi, oh my god, ja mul lükkub lihtsalt edasi see PMS nii-öelda. Ja see on õudne. Ma arvan, et naised feelivad seda, et lihtsalt see crumpy ja kõik see olek, mis on nii-öelda enne, siis nagu, kui sul hilinevad, siis see lihtsalt nagu lükkub edasi ja siis sa lihtsalt oled ketrad selle kõige sees ja ma lihtsalt mingi, I'm done with it. Ja siis oligi see, et täna oli hip-hop ka ja ma tundsin, et mul üldse energiat, nagu üldse, ma ei suutnud kontoritööd täna teha, sest ma tundsin, et ma ei jaksa. Ja ma reaalselt kuidagi terve aeg arvasin, et täna on 18 või 19 mai, sest ma olin mingi, järgmine nädal on viimane nädal, et teha trenne enne kontserti. Täna oli, ütleme nii, täna polnud minu päev. Ma tundsin, et ma olen liiga väsinud ja ma sain aru sellest, et ikkagi pärast niisuguseid pikki võistluspäevi on ikkagi vaja sellist nagu mahalaadimis või nagu puhkamishetke, et sa ei läheks kohe jälle tagasi igale poole tšuh-tšuh-tšuh-tšuh, vaid võtadki mingi pausi, puhkepäeva ja
Tere hommikust, käes on teisipäev ja on Eurovisiooni päev. Ma ei suudast uskuda, et see päev on jälle käes. See tundub nii ebareaalne. Crazy. Ja ühesõnaga tänased plaanid on sellised, mul tegelikult taga ei ole plaane täna, mis on väga hea. Sest mul on vaja seda puhkust arvestada, kui palju meile päeva nägin. Ma lähen hetkel siis free flow'sse venitustundi, stretch and tone'i. Ja siis, meil on Grit ja Simonaga, ma eeldan väike koosolek täna, nagu ikka iga teisipäev. Ja siis ma ei tea veel, kas mind on vaja girli hip-hopi, sest ma olen sealt tantsul lõpus alles. Ma ei tea, kui kaugel nad oma lavastustassidega on, nii et vaatame. Ja siis tulengi koju ja on Eurovisioon. Oota, sorry. Kell on vahepeal saanud 20:39. Kui te küsite, kas ma käisin venitamas, ei käinud. Sest et ma läksin poodi. Kõik läks nagu plaanipäraselt, kuniks ma poes jooksin kokku Dianaga ja sinna see jäi. Ja siis ma ei jõudnud venitama. Ja siis trennis Gritil oli ka muud asjad veel. Nii et siis ma ei jõudnud ka trenni. Ja siis ma tulin koju ja siis ma venitasin hoopis siin. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotopäev ja mul on täna sellised plaanid. Mul on eratund, siis mul on venitustund, siis mul pidid olema küüned, aga need jäid ära. Nüüd ma jään free flow'sse ja siis mul on hooldus täna üle pika. Ja mul tänasega saab läbi ka see kogu katsejäneseks olemise kuur selle näohooldusega, nii et ma saan nüüd final hakata teisi tooteid kustama. Tegelikult ei ole nii hull siin enam midagi. Ma arvan, et lihtsalt üks väike hapek kuluks ja ma rääks ära küll. Ma olen näohooldusest tagasi ja ma ei näe kõige parem välja, aga it's okay. Ma mõtlesin, et ma räägin ikkagi Eurovisioonist natukene. Kõigest, mis ma eile tähele panin ja värksagad. Alustame sellest, et Tommi esitus oli epic, see nii-öelda fänn seal oli, eks ju. Geniaalne mõte. Ja see nagu ka make ib sensi selles mõttes, et tal olid need turvamehed nii-öelda, et see kogu žüžee oli nüüd veel terviklikum. Nii et geniaalne lüke. You never know what can happen. Pärast võidab ära ja ka ja ongi nii. Siis hakkamegi mõtlema, kust see raha võtta. Mul oli selline tunne, et selle aasta Eurovisioon on selline, et meil on palju üllatusi tulemas. Minu šokiks ei saanud Belgia edasi. Ja Belgia muss oli bänger. See oli täpselt nagu reivimuss, mida ma kujutan ette, et nagu, kui ta oleks klubis, ma oleks mingi nagu bänger. Ja see, et ta lavashow oli niivõrd palju arenenud, arvestades seda, mis ma nägin tema oma riigi omast, eks ju. Et tõesti nagu, ta nägi vaeva, aga kahjuks miski pärast sai saanud edasi. Siis Aserbaidžaan, kes muidu on alati nii hea, see aasta oli täielik, nagu ma ei tea, mis see, nagu see hetk, kus ta kas laulma. Ma ei tea, millest tempsiga mingi, nagu ma ei tea, niisugune tunne, et tead, kui sa võtad õhupalliga, seda õhupallist heeliumit ja siis hakkad laulma. See oli täpselt selline tunne sellel mehel. Ja kõige pullim on see, et see mees kirjutas veel mingi pika story, kuidas on mingi oh my god, see kõik on mingi competition on mingi mõttetu ja halb ja lallas. Ma olen nagu Kalja, just do better. Nagu, siin ei ole midagi muud koostada. I'm sorry, aga sa ei olnud väga tugev esineja eile täna, tähendab jah. Mina isiklikult arvan, et Rootsi ei peaks võitma, sest nagu me just olime seal ja teiseks see laul ei ole absoluutselt selline, et ma oleks mingi oh my god, jaa, esimene koht. Mina usun, et sellel aastal tuleb keegi musthobune. Keegi, kellest võib-olla nii palju ei ole räägitud ja nüüd on kõik mingi aga see oleks äge, kui ta võidaks. Ma ei tea, kes see veel on, ma isiklikult ütleks niimoodi. Mulle väga meeldis Holland, ma väga ootan, mida teeb Austria ja Malta. Ma olen praegu oma sõrmekestega nende kolme peal, et kas äkki keegi neist kolmest või siis Tommi reaalselt. Need saatejuhid olid minu jaoks veidrad, ma ei tea, mulle väga ei meeldinud
Lava ise nägi päris cool välja, nii et salvestus, nice. Põnev vaatamine nagu ikka. Ja homme on siis teine poolfinaal. Sorry, mul on üks update veel. Saate aru, Ma võitsin bingoga niimoodi, et ma võitsin keskruudu, ehk siis 2 eurot. Ja ma võitsin ka nurkade mängu sama piletiga, mis oli 25 eurot, ehk ma võitsin 27 eurot. Bänger. Nii tore, et kassid läbi saavad oma vahel. Okei. Miks te nii kurjad olete üksteisega? Tahaksite läbi saaks. Ma sain aru, et ma pole nii ammu seda märkmikku täitnud, nii et on aeg ja ma ei ole väljas, et te teaks. Kirjuta üles 3 asja, mille üle oled kõige tänulikum. Kuna praegu on Eurovisioon, siis ma panen Eurovisioon, kosmeetik. Ta andis mulle täna ühe maski kaasa, et ma seda teeksin, et mu näonahk taastuks, sest ma praegu reaalselt tunnen, et see, mis ta mulle täna tegi, mu näonahk on nii pehme ja mõnus ja nagu amazing. Ja 3. asi, et meil pole sõda. Täna testiti siis neid häireasju, eks ju. Ja siis mõtlesin, et mõne inimese jaoks on see reaalsus, igapäeva reaalsus. Ja see on crazy. Nii et ma usun ja loodan, et me ei pea neid kunagi kasutama. Ma olen optimist, okei? Nii et jah. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Enda leidmine võtab aega. Ma olen siin viimastel aegadel tundnud tundeid, mida ma pole mitte kunagi tundnud või nagu mingid emotsioone või mingid mõtteid, mis kunagi pole mind nagu minuga kaasas käinud ja nüüd nagu käivad. Ja siis ma olen hakanud mõtlema, kas see on siis tegelikult päris mina, kes päriselt tunnen nii, et kunagi oli see lihtsalt niisugune, et ma lihtsalt automaatselt leppisin nende asjadega. Mingid tunded on sellised, nagu ma ei peaks nii tundma, aga miks ma tunnen ja siis ma üritan analüüsida. Ma oska seletada. Kuidas saaksid elada tervistikumalt kui praegu? Toituda paremini ja puhata rohkem. Sest trenni ma teen väga palju. Super tuper. Tere hommikust, käes on 4 päev ja jälle sipelgas. Täna on Eurovisiooni teine poolfinaal. Very exciting. Enne seda mul on siis venitustrenn, mul on massaaž, mul on eratund, siis ma teeks ka kontorit ja ma lähen viin veel ühe suure kotide asju jälle ära. Isegi kui mul on jätkuvalt see tehtud, see karistus challenge, siis ma ikkagi koristan kõik asjad kodus lõpuni ja siis järgmine aasta on lihtsalt raskem, sest et siis ongi see, et ma pole kohe päriselt otsustama, mida ma vajan. Praegu on niimoodi, et on veel asju, mis on nagu sellised, et no aga äkki, aga ma tean, et tegelikult ma ei kasuta, aga lihtsalt, jah, ma ei tea. Ja täna on Kaisaga ja Emps ka. Tere hommikust, käes on reede. Kell on põhimõtteliselt mingi 7:30 ja meie suhtume täna siis Petrisiga esinema. Meil on küll mingi 10:30 vist või midagi. On siis ühes koolis esinemine. Ja kus juures need on ka minu tänased ainukesed plaanid. Ehk siis, kui ma tulen koju, siis ma saan täna teha omi asju ja kuna ma olen oma asjadega jälle nii maas, seda asja jälle kuhjunud, siis ma kasutan seda tänast õhtut, et nii-öelda tagasi jõuda kõigega. Vaat. On tõesti. Naised, kell on, mis kell on? 11:18. Näitab. Kell on 11:18 ja esinemine on tehtud. Ma olen tagasi, tegelikult kell oli 3, ma magasin. Vahepeal ma jõudsin mingi enne 2 natuke koju, kell saab juba varsti 4. Ma magasin ja teate, kui mõnus on elada teadmisega, et mul ei ole täna mitte midagi planeeritud. Ütlen ausalt, mul on olnud praegu niimoodi, et ma tunnen, et ma lükkan kogu aeg mingid asju edasi, kogu aeg kuhjuvad teised asjad peale ja siis ma olen nagu stressihunnik. Ja täna ma kasutan aega, et teha kõik ära. Nagu I don't care, ma teen kõik ära, aga samas ma tahan niimoodi tunda ennast, et ma olen puhanud. Mitte see, et ma nüüd terve õhtu nagu hullult hustlen ja siis nagu olen ikka väsinud. Ei, seda ma ei taha. Võt. Aga räägime siis Eurovision teisest poolfinaalist. No aga midagi skandaalset seal ju ei juhtunud.
et kes mulle silma jäi? No, Austria, see ooperimees. Väga võimas. Küll aga nagu, ma ei tea, see eelmisest võidulaul oli nagu suht sarnane. Siis ma ei tea, kas nagu võiks sarnane laul võita. Samas, kui mul oleks valida, kas Rootsi või Austria, siis ma valiks Austria. Ma ei tea. Noh, samas Soome võiks nagu selle võidu lõpuks saada. Küll aga see laul, mis on nagu üllatus, see, et Austraalia ei saanud edasi. Nagu, kuidas, palun? Veider. Väga veider. Ei no, finaal tuleb väga põnev. Ma nagu tahaks uskuda ja loota, et tegelikult äkki on meil võimalus võita. Nagu, ma olen optimist. Ma usun, et Tommi läheb väga hästi. Tahaks lihtsalt seda võidunapsu saada kätte. No, see on tehtud nii võimatuks, et nagu ma ei saa aru. Oh my god, ma unustasin täiesti ära. Malta oli eile. Ja Malta laul on selline laul, et kui mina läheks Eurovisioonile, siis see oleks midagi sellist, mida mina teeks. Mitte see, mis ta laval tegi, aga see laul oleks selline, mida ma laulaks. Nii et, bänger. Ma ei teinudki täna mitte midagi põnevat, nii et saate hoopis klipi sellest, kuidas ma juba lähen magama kohe. Aga ma näitan teile, ma saime täna sellised asjad. Ja siis vaadake seda. Te arvate, et see on lihtsalt pastakas? Ei. Nii, mis funktsioonid seal on? Kõigepealt, see on pastakas, eks ju? Siis saad nagu scrollida, eks ju. Nii, siis see peaks olema, et sa hoiad nagu telefoni siin või. Aga see küll ei toimi, oh my god. Lõun ära ka veel. Siis siin on your loud, kui on väga vaja. Ei, ta ei taha seda fokusseerida. Okei. Ja siis siin pool on kruvikeeraja, saate aru või? Vot selline multifunktsionaalne asi. Vot. Aga teeme märkmiku ja magame. Kuigi kell on 00.15. See on väga imelik. Ma nii vara juba lähen. Ja eriti nagu reede öösel vastu laupäeva. Aga I'm tired, okei? Okay? Kirjuta üles 3 asja, mis täna õnnelikuks tegid. Esinemine, puhkamine ja Eurovisioon. Ilus mõte, mille tänast päevast kaasa võtad. Oska kohaneda olukorraga. Näiteks täna oligi see, et oli see üritus, kus siis meil olid nagu lapsed publikuks. Ja siis ma hakkasin kohe mõtlema nagu liigutuste peale. No meil on liigutusi, mis võib-olla ei ole sobilikud mingi nagu väikestele lastele näitamiseks. Ja siis ma täiega üritasin nagu ennast natuke tagasi hoida ja siis ma olin mingi nice work. Et nagu isegi kui sul on 100% mingi kava tehtud ja show tehtud, siis sa pead ikkagi nagu, kuidas öeldakse, know your audience, ehk siis tea oma publikut. Et nagu sa peaksid iga publikule vastavalt kohanema. Et aru saama, mis siin toimib ja mis ei toimi. Väga hea oskus tantsijana. Kas oskad abi paluda? Enamasti. Aastatega ma oskan seda paremini teha. Kunagi ma olin mingi, ei ma saan kõigega ise hakkama, aga nüüd ma olen mingi Maarit. Ei saa. Vot. Tere hommikust, käes on laupäev. Ja täna on Eurovisiooni finaal. Oh my god. Kas tuleb võit ära? Me ei tea. Okei, teie juba teate. Aga mina veel ju ei tea. Sest praegu on olevik. Teie jaoks on minevik. Väga põnev saab olema täna. Aga enne seda mul on siis vaja paar asja teha. Nimelt ma lähen kõigepealt Diana workshopile. Siis ma lähen Free Flow'sse. Ma annan seal ise ühte bachelorette workshopi. Ja siis ma tulen koju. Ja siis ongi õhtul Eurovisiooni vaatamine ja sedasi. No nii, tänased trennid. Oi, ma pidin venitama. Tänased tunnid on tehtud. Ja ma kiirelt venitaks. Ja siis lähme poest läbi. Ja siis valmistume Eurovisiooniks. Minu musi. Austria võidab, vaadake. Austria võidab. Nagu te näete, siis mina ennustasin võitja õigesti ja minu ennustasin ka Tommi õigesti. Tegelikult Tommi oleks pidanud olema see. 1 punkt. Okei, 2 punkti. Jah, nii et ma hakkan ka rappima nüüd. Jaa!
kellena näisid sa teel teisi. Tere hommikust, käes on pühapäev, trennide päev, mul on täna commercial ja stripi on 3 tundi, nii et täna tuleb pikk päev. Mul käib praegu Eurovisiooni kordus, ma vaatan Tommi esitus uuesti ära ja siis me räägime Eurovisioonist, sest meil on palju millest rääkida. Mi amore. No nii, räägime siis Eurovisioonist. Mis eile toimus? Ma arvan, et alustame sellest kõige suuremast, ehk siis sellest, et Eesti sai 3. koha. Mina isiklikult ütleks, et me saime 2. koha. Sest et nagu see 1 punkt, mis meil oli vahet 2. kohaga, ma arvan, et see ei eksisteeri. Ma arvan, et minu jaoks me saime 2. koha. Tegelikult minu jaoks me saime üldse 1. koha, sellepärast, et jah. Aga 3. koht nagu what? Mõelge lihtsalt, kui oleks olnud nüüd see, et ma oleks saanud selle 2 punkti rohkem või siis see Iisrael oleks saanud 2 punkti vähem. Siis oleks meie olnud koos Austriaga seal, et kes nüüd võidab. Kas te kujutate ette, mis siis oleks toimunud Eesti kodudes? Kas te kujutate ette? See oleks olnud hullumeelne. Sellest, et mul oli juba meik maha võetud, ma olin juba valmis magama minema, eks ju. Ma oleks pidanud hakkama uuesti meiki tegema, nagu we going out, nagu mida? Ühesõnaga, see on nii haige, kui hästi meil läks ja siis ma hakkan mõtlema, et aga kes veel oleks teinud sellise asja, kui mitte Tommi. Ja nagu siis ma mõtlen ka sellele, et kui tema ei võitnud, siis no päriselt, kes eestlastest veel võidaks, nagu ma ei kujuta lihtsalt ette seda. Et nagu see kogu see espresso macchiato oli kõik nii geniaalne. Sa teed laulu asjast, millele saab nii hästi teha promo. Ja sa kasutad nii häid taktikaid, et teha seda promo. Ja see toimis. See kõik toimis. Lavashow toimis, promo toimis, kõik toimis. Geniaalsus. Nii et nagu tõesti, Tommi on reaalselt meie rahvuskangelane. Ja lihtsalt mul on nagu see, et alguses ma olin väga õnnelik, et mingi oh my god, 3. koht. Ja siis, kui ma hakkasin magama, ma olin mingi me olime nii lähedal. Nagu see võit oli reaalselt nagu niimoodi, et ma nagu juba katsun seda. Siis räägime sellest, et Austria võitis. Mina juba, kui ma nägin Austriat, siis ma olin mingi ja see laul võidab. Sest nagu seal on kõik olemas, mis oleks võidu laulu puhul. Ja mul on hea meel, et ei võitnud Rootsi. Sest minu jaoks see laul ei ole mitte midagi erilist, ma ei näe selles mingit Eurovisiooni võidulaulu faktorit. Ja mul on ka hea meel, et ei võitnud Iisrael lihtsalt sellepärast, et kuna need pinged on praegu nii palju, siis meil ei ole vaja seda pinget praegu siia. Et pigem las see natukene vaibub ikkagi. Ma ei tea, millal see vaibub, aga et nagu rahu huvide mõttes on parem hetkel, kui ei võidaks selline riik, kellel on praegu mingeid värke toimumas, et nagu laul muidu väga ilusti laulab ja nii, aga lihtsalt kodurahu huvide mõttes on parem, kui võitis praegu Austria. Ja Austria pole üle 10 aasta võitnud, nii et sellest back to Conchita Wurst, let's go! Räägime sellest faktist, et Inglismaa sai jälle 0 punkti. Aga see on juba nii naljakas, et nagu, kuidas see võimalik on? Ma ei tea, kas seal on mingi kokkumäng või mitte? I don't know. Ja siis see, et Šveits, nagu ma ei ole kunagi seda asja näinud. Ja kuskil ma nägin ka videot, et see oli vist kõige, nagu see oli rekord, et sa saad kohtunikelt nii palju punkte, et sa oled teine. Ja see saa mitte ühtegi punkti publiku käest. See on rats. Siis see, et Holland, ma ei tea, kas ta panid tähele, ta unustas sõnad ära. Või noh, ta oli niimoodi, et ta hakkas laulma ja siis tal oli esimeses salmis oli siis 4 rida. Ta laulis esimese rea ära ja siis ta hakkas laulma 4. rida või 3. rida. Ühesõnaga, et ta nagu skippis teise rea. Aga ainult see oli niimoodi, et ainult mingi 3 sõna. Ehk siis, it's fine. Aga ta vähemalt sai tagasi reele ja see on hea. Siis minu üllatuseks Malta sai nii vähe punkte publiku käest. Tegelikult ma ka ei tean. Ma oleksin selle lavashow teinud teistmoodi, ütlen teile ausalt. Seal oleks palju ägedamad asju saanud teha, et võib-olla see lavashow oli nende nii-öelda curse. Et ma räägin, vahepeal on niimoodi, et lavashow aitab su laulul ellu ärgata vahepeal. See teeb vastupidist. Ja ma arvan, et Malta laulu töötus niimoodi. Üks asi Austriaga on küll see, et veits on nõme, et väga sarnane laul võitis, mis võitis ka eelmine aasta. Et võiks sellist nagu
diversity, erinevust. Jah, tuua siia Eurovisioonile, et ei võidaks kogu aeg sarnase vaibiga laulud. Jah, lihtsalt nüüd on minu nagu aju koos, et kes siis Eestit võiks esindada, kes tõesti kinni paneks, kas mina või? Ei. Ma jään hullu jutu. Ja siis mõelge, kunagi kui ma võidangi Eurovisiooni, siis me saame seda klippi vaadata ja olla mingi. Aga you did it. Okay. Ei välista mitte midagi. Teine variant, kes mul oli veel mõttes, kes võiks Eestile miskit head tuua, on Kerli Kõiv. Sest ta on ka international ja ta on eriline. Ja ta on huvitav vaadata. Ta teeb väga ägedad lavashowsid. I guess we will have to see. Täiega huvitab, kas Eesti teeb ka midagi Tommile, sellepärast, et ta sai ikkagi 3. koha. See on nagu poodium. Sul on pronksmedal kaelas. Ja arvestades seda, et tal oli teise kohaga 1 punkt vahet, siis ma mõtlen, et nagu see oli põhimõtteliselt teine koht. Et eelmine aasta Baby Lasagna, kui ta sai teise koha, eks ju, siis tal oli mingi suur vastuvõtt oma riigis mingi umbes nagu vabakana tuleks rahvateis inimesi lihtsalt nagu tervitsid teda. Et kas Eesti teeb sama? Vaat ongi see, et seda ei jõua ju väga korraldada, sest et kui ta tuleb täna, siis nagu ei jõua. Aga ma ei tea, kas ta tuleb täna. Mingi osa delegatsioonist tuleb täna juba koju. Nii et, I don't know, we'll see. Uskumatu ja ongi trall jälle läbi. Nüüd ma tean, et hakkab suvi. No nüüd järgmine. Suur asi, mis mind ees ootab, ongi siis Free Flow kontsert. Ma olen otsustanud, et ma ei taha ennast nii-öelda viia sinna stressi olukorda. Ma võtan kõike chillilt. Isegi kui Maarit, sul on 8 kava, oh my god, kas mul on 1%? Jaa, okei, never mind, ma ei viitsi jäppida rohkem. Ei hakka jäppamast otsa saab. Ühesõnaga, nii, räägime siis õhtul. Jaa, 3, 2, 1. Kell on juba 1:24. Crazy. Ütlen ausalt, märkmiku ma ei tee täna, sest et ma olen nii väsinud. Mul oli täna lihtsalt nii pikk päev, 2 tundi commercialit, siis väike paus ja siis 3 tundi strippi. Ja siis oli see, et ma teadsin, et ma tulen koju, siis ma pean hakkama toimetama, sest mul on vaja mingid asju kontsertiks ära teha. Ja saate aru või? Ma ei tea, kuidas viimasel ajal juhtub kohe eriti palju. Mul ei arvuti Free Flow'sse ja ma olin mingi. Ja siis ma käisin sellele järgi veel, ehk siis see võttis oma jagu aega. Ehk siis, ja, ma sain oma asjad tehtud, need, mis ma plaanisin, aga ikkagi kõiki asju ma ei saanud teha. Ja siis kell on juba nii palju ja siis ma olengi mingi ja siis mul on homme nii pikk päev ees järjekordselt ja siis ma olengi mingi okei. Ma tunnen reaalselt, praegu on mingi ülibad energy kuidagi nii palju surma, nii palju igast negatiivseid uudiseid ja ma olen lihtsalt mingi no thank you. Ma tahan ennast ümbritseda hea energiaga, positiivsete uudistega. Ja ma tundsin, et ma täna olin ka selline veits nagu niuke. Yeah. Ja mulle ei meeldi see üldse. Teate, tegelikult üks asi painab mind. Ma mõistsin, et tegelikult Tommi võitis Eurovisiooni. Hear me out. Võtame alustuseks Iisraeli. Nüüd, kus ma olen siin uurinud kõik, nii palju, et ma näinud olen ja mitte uurinud, aga nagu ikkagi aru saanud, siis kahjuks Iisraeli poolt need hääled, mis nad on saanud, need ei ole päris ausal viisil saadud. Et ma saan aru, et neil on igast niisugused skeemid, kuidas erinevatest riikidest siis neid hääli kogutakse. Ja pluss neil on väga palju raha, ehk siis neil on väga suur budget, et teha väga suurt reklaami. Nii. Pane kõrvale meid, Eestit, eks ju. Budget on pea olematu, väga raske on teha kõike, sa peadki lihtsalt rohkem nägema vaeva, et see reklaam jõuaks inimesteni. Et meie rahakotid ei ole nii suured ja meil on ka väga palju vähem inimesi. Nii. Ja nüüd kujutad ette, et kui palju nad on ostnud hääli versus see, et Tommi lihtsalt meeldis inimestele. Ja nüüd, kui sa võtad need 2 asja võrdlusesse, siis tegelikult võitis Tommi näiteks juba telefoni hääletuseks. Sest et nagu need hääled olid veits rigged, mis Iisrael sai. Nii. Ma nagu, nii, ütle kohe ära,
kes on Iisraeli poolt ja kõik see on täiesti fine, lihtsalt ma olen nüüd aru saanud, mis skeemid neil on seal ja it's just my opinion, okay? Nii, mul ei ole Iisraeli vastu mitte midagi, lihtsalt need on skeemid. Ja nüüd, kui me võtame arvesse Austria, siis Austria sai väga palju hääli kohtunikelt, aga tihtipeale kohtunikud ongi need, kes on spetsialistid muusika valdkonnas, kes siis hindavad rohkem sellist nagu lauluoskust ja kõike seda, et jah, nende hääl on ka oluline, aga nagu mitte nii olla kui rahvas otsustab ikkagi Eurovisiooni enamus asju. Ja nüüd ma mõtlen seda, et oleks, et Tommy poleks saanud žüriidelt väga punkte, siis ma oleks olnud mingi, okei, see on põhimõtteliselt rahva valitud laul. Kuna aga Tommy oli väga stabiilne žürii häältega, siis põhimõtteliselt jah, see Austria sai küll väga palju rohkem, aga Tommy oli esikümnes. Mis tähendab seda, et ka žürii valis teda. Ja nüüd võrdleme Tommy ja Austria rahvahääli, siis Tommy ju võitis. Ehk siis Tommy tegelikult võitis. Ehk siis Eesti tegelikult oleks pidanud Eurovisiooni võitma. Siin on minu matemaatika. Alguses ma olin happy. Siis ma olin nii close, siis ma olin vihane. Me olime nii close. Ja siis nüüd ma olen lihtsalt me olime nii close. Reaalselt. Nii nagu Tommy ütles seal Eesti laulul korraldab järgmine aasta Eurovisiooni Tallinnas. Ja see põhimõtteliselt pidigi nii minema. Lihtsalt vahepeal on mul niisugune tunne, et ükskõik mida Eestiga ei teeks, siis tuleb alati keegi riik, kellel on rohkem raha, rohkem skeeme, kes lihtsalt teeb need asjadega ära. So close. Palju õnne meile kõigile. Ma shakein teie kõigi kätt. Me võitsime Eurovisiooni. Me otsustasime anda siis Eurovisiooni korraldamise Austria kätte, et meil jääks rohkem raha riiki. Ja jah. Tere hommikust, käes on esmaspäev. Ma suundun hetkel Ripsmatesse. Ja siis ma lähen Free Flow'sse. Mul on seal siis täna hip-hop. Ja siis me filmime veel podcasti. Ja tänase podcastiga on eriline see, et see tuleb inglise keeles. Sest et külaline Christopher oli kunagi Free Flow treener ja nüüd ta siis, kuna ta esineb meie kevad kontsertile, siis me teeme temaga podcasti. Ütlen ausalt, ma olen väga närvis, sest et nagu ma ei tea tema elust nagu super palju, mis tähendab seda, et ma tahaks nagu teha research, aga ma pole seda jõudnud teha absoluutselt. Nii et ma ei tea, kus see läheb, ma loodan, et hästi. Ja no pluss see, et inglise keeles ma pean nagu mõtlema kogu aeg, et ma loodan, et ma mingi puterdama ei hakka seal. Ühesõnaga, we'll see. Come look at this. It's so sweet. Yes. Period. Period. What did we just do? Podcast, bitch. With who? The one and only. Vanity Milan. Yeah. RuPaul's Drag Race. Kas ma võin teiega jäppida nüüd natukene? Andke mulle natuke aega. Ma räägin kõigest, mis ma täna tundsin ja tunnen ja nii. Alustame sellest. See podcast oli nii tore, nagu Christopher on nii äge ja naljakas ja oh my god, lihtsalt. Ma oli reaalselt nii tore. Nagu minu hirm oligi see, et ma pean inglise keeles mõtlema nii, et nagu, et ma tahan, et ju grammatiliselt oleks õige, ma kindlasti ütlesin asju valesti nagu 100%. Aga et ikkagi vahepeal korraks jooksis juhe kokku, et nagu mingi, ma tahtsin küsida, aga kas ma olin mingi, kuidas ma seda inglise keeles küsin, nagu lihtsalt juhe jooksis nii kokku. Jah. Aga ma arvan, et see tuli mega tore ja tõesti, ma ei tea, ma tulin koju ja mul tuli selline energia. Ja teate, millest ma nüüd sain aru? Kahest asjast sain aru, mis on seotud energiaga. Esiteks, kui sa tunned, et sa oled kinni selles, et ma ei viitsi midagi teha, vaata, kellest sa ümbritsetud oled. Alustame sellest. Ta andis mulle nii palju energiat, ma tulin koju, ma hakkasin tantsima, mul tuli nagu niuke nagu reaalselt niuke nagu motivation olla parem, edukas, kõike nagu, vaata, ongi selline asi, et surround yourself with people who inspire you, who are hard workers, nagu, ma ei tea, mis ma nüüd inglise keeles rääkisin, aga et usu mind, you are your closest 5 friends.
Ehk siis see, mis energiaga sa oled ümbritsetud, selle energiaga sa ka oled. Ehk siis, kui sinu ümber on ainult sõbrad, kes ei taha elus midagi saavutada, kes umbes, sorry, ma nüüd olen niuke nagu võib-olla straightforward, aga kes ei viitsi väga midagi teha, kes passivad kogu aeg kodus, nagu kodus on tore olla, aga nagu kellel pole ühtegi nagu eesmärki elus, kes lihtsalt kulgevad. Nagu ma ei ütle, et selles on midagi halba, et sa nagu valid sellise tee. Aga kui sa ise tahad jõuda kaugemale, siis paratamatult sa pead ennast ümbrisse inimestega, kes annavad sulle seda energiat, et nemad tahavad ka. Ja reaalselt see energia on real. See on täiesti crazy. Ja ma tundsin, et kuna ta on nii palju saavutanud, see motiveeris mind jälle veel rohkem ennast pushima ja olema nagu fuck that, teeme kõik ära, teeme kõik unistused, suva, lähme Eurovisioonile, oh my god. Ma olen vaata kogu aeg iga aasta mõelnud, et kui ma lähen Eurovisioonile, ma lähen tantsima sinna. Why not sing, girl? Why not? Ja siis oligi see, et rääkides sellest energiast, siis täna kontoris arutasime. Ma ei ütle, et mul on võimed, aga ma kinda tunnen, et ma tunnetan asju, ma ei ütle, et ma olen mingi nõid või midagi, eks ju. Aga, ja ma ei oska ennustada ega midagi. Aga ma tunnetan asju, mul on võime teha mingeid asju. Ma tunnen, nagu ma ei saa seletada. Et see ei ole see, et ma nüüd umbes tõstan seda kaneelirulli õhku siia, vaid nagu, mul on nagu teistsugused võimed. Võt sellega kaasneb ka see, et kuna sa oled hästi avatud, siis sa oled ka avatud teiste energiatele. Mis tõttu kõikide teiste energia mõjutab sind väga. Ja siis ma olingi mingi, et ma hakkasin sellest rääkimas, ma olin mingi, oh my god, jaa, et nagu nad tõid niukse näite kontoris, et umbes, et kõnnid vaata poest kellestki mööda. Ja siis kuidagi sel hetkel, kui sa kõnnid temast mööda, sust on niuke viha sisse või nagu ma ei tea mingi, siis ma olen mingi, mul oli täpselt see sama. Ja see ei ole see, et sa oled vihane, vaid see, et see inimene seal ees, kes sinust mööda kõnnib, on selles energias. Ja kuna sa oled nii avatud energiatele, siis sa võtad selle energia üle. Õnneks on küll korraks, aga see on real. Ja ma reaalselt sain aru, et see olengi mina. Ma sain aru täna, et järgmine nädal on juba see suur kontsert, et ma jätangi selle järgmisesse vlogi. See kontsert tuleb väga crazy ja see kontsert tuleb väga nagu hullumeelne, et ma reast laulan laivis. Aga teate, mul on reaalselt tunne, et ma lõpuks ometi lasen lahti sellest hirmust laulda. See on ju see hirm, millega ma kunagi nagu seisin silmitsi, mis tõmbas mul nii-öelda vaiba alt ära, kui ma sain aru, et kui ma olen pinges, ma ei julge laulda. Või nagu, et kuidagi ma kartsin laulda. Ma ei tea, miks. Mida aastad mööda lähevad, siis seda rohkem ma saan aru, et ma ei karda. Ja seda rohkem ma tunnen, kuidas mu hääl areneb, kuigi ma ei treeni seda igapäevaselt. Vahepeal lihtsalt joodeldan kodus. Aga jaa, rääkides sellest energiast, siis ma lihtsalt ma tunnen, et see aasta ma olen kuidagi eriti kergesti haavatav, nagu ma mitte kunagi ei mõelnud oma sõprussuhetele, ma vist kõik kulges, mul oli nii nagu pisi. Kuna see aasta ma ei ole võib-olla nii pisi, siis ma olen rohkem seal ka natuke negatiivsemas energias. Ja siis ma olen hakanud kahtlema mingites asjades, millest ma kunagi pole kahelnud. Ja siis ma mõtlengi, et nagu see ilmselt tuleb sellest, et nagu ma olen liiga tihti võib-olla seal negatiivses energias, siis sa hakkadki mõtlema asjad üle. Sa hakkad asju tegema palju hullemas, kui tegelikult on. Ja siis võt sealt punktist inimesed tavaliselt siis teevadki mingeid otsuseid, mis on nagu sellised hulljulged või ma ei tea, lähevad tülli inimestega või mis iganes. Ja võt, mitte, et ma seal maal oleks, kus ma inimestega tülli läheks, aga lihtsalt ma saan aru, kus maal inimesed on omadega, et seda teha. Oh my god, ma nägin ühte väga head kommentaari Eurovisiooni kohta või üldse kohtade kohta. Ühesõnaga, et selline kommentaar oli, et esimene koht võidetakse, teine koht kaotatakse võitjale ja kolmas koht saavutatakse. Täidame siis selle märkmiku ja treiler järgmisesse videosse ja siis kirjuta üles 3 asja, mis sind on õnnelikuks tegid. Podcasti salvestus, trenn, see, et ma sain hommikul magada. Ilus mõte, mille tänasest päevast kaasa võtad. Ma ütleks, et ära muutu mitte kellegi pärast. Jää iseendaks.
Kas sinu tegevus annab midagi ühiskonnale tagasi? Ma arvan, et ikka. Ma arvan, et ma olen kindlasti aidanud paljudel naistel leida oma enesekindluse. Ma olen kindlasti kuidagi aidanud inimestel, ma ei tea, õppida tantsu, aidanud leida iseennast, näha asju positiivses pilgus, olla optimistlik. I think. Ühesõnaga. Ma loodan, et teil oli tore, ma olen nii väsinud, ma pean ruttu magama minema, muidu ma jäängi siia. Aga enne kui lähme video lõppu juurde, siis järgmises videos. Kuidas läheb meil Free Flow juubelikontsert? See päev tuleb crazy. Hommikust õhtuni, proovid, esinemised. Oh my god, nii palju artiste, nii palju tantse. See päev tuleb crazy. Kuidas läheb Petrici esinemine? Seda kõike ja palju muud näete juba järgmises videos.